Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 3-ga. No see on minu jaoks selline sõbrannadega kuskil kohvikus istumine, maast ja ilmast lobisemise kaart, selline mõnus väike seltskond kuskil koos. Kas tähistatakse töö juures midagi töökaaslastega, selles mõttes minnakse kusagile välja? Või siis jah, siukene. Saavad kokku klassikaaslased, koolikaaslased, istuvad kusagil, räägivad, kuidas kellelgi läinud on. Selline mõnus seltskond, hea õhkkond. Edasi tuleb siit müntide 8. See on töö tegemise kaart. See on pühendunud töö tegemise kaart. Inimene teeb tööd ja tööd ja tööd ja tööd. Talle ilmselt ikkagi meeldib see, mis ta teeb. Aga arvestades seda, mis siit edasi kaardid tulevad, siis seda tööd on liiga palju. Muidu on jah, pühendunud töö tegemine, inimene teeb seda oma tööd korralikult, põhjalikult, viimase detailini lihvib kõik ära ja teebki tõesti südamega seda, mis ta teeb. Edasi tuleb siit mõõkade 10. See räägib läbi põlemisest, põhja vajumisest, põhja jõudmisest. Te olete lihtsalt sellest tööst nii väsinud, et põlete, nii, ütleme, see on oht läbi põleda. Ja kuna seal kõrval viimase kaardina on teil veel sauade 10, mis räägib raskest koormast, siis ma saan väga hästi aru, teil on lihtsalt nii palju kohustusi, nii raske koorem. Tööpäev võtab oma aja, kodus on midagi vaja teha. Mõned, ma ei tea, ettevõtmised on teil veel, kuskil on mingid projektid pooleli, millega te seotud olete, et teil tundub, et ajast jääb puudu, energiat ei jätku. Te lihtsalt tulete sealt töölt ära, te olete nii väsinud, et ei jaksa enam mitte midagi. Ei jalga jala ette tõsta. Siis mine poodi, siis tee süüa, siis korista kodu, pese pesu. Nii, siis on vaja laulukoori minna, siis on, ma ei tea, tantsuring. Millegagi tuleb veel tegeleda, siis tuuakse lapselapsed nädalavahetuseks, isegi siis ei saa puhata, ikka pead millegagi tegelema. Ma saan täiesti aru, et te oletegi nii tüdinenud, nii väsinud ja hakkategi siin läbi põlema. Raske koorem on teie õlule pandud. Ei jõua kõigega tegeleda. Aega ei ole, energiat ei ole ja varsti pole tahtmist ka enam. Nii, aga ma loodan küll, et asjad lähevad paremaks. Vaatame, mis edasi saab. Alumises reas on mõõdukuse kaart. No eks tulebki mõõdukalt võtta asja. Tuleb leida, ma ei tea, delegeerida võib-olla mingeid ülesandeid, panna päevaplaan. Ma ei kujuta ette, kuidas saab nagu kohustusi niimoodi jagada, et ise endale hingamise ruumi jääks, aga mõõdukas tuleb olla kõiges, eriti selle hirmsa rabelemisega. Siis tuleb surmakaart. Surmakaart lõpetab mingisuguse asja ära teie elus. Võib-olla töö juures vähendatakse koormat, et ei pea nii palju enam töö juures rabama, ei väsi nii ära, saate kuidagi lihtsama töö peale. Ühesõnaga, surm lõpetab midagi ära. Ta lõpetab ära midagi selleks, et uus saaks alata. Aga nagu ma siin juba 5 nädalat teile varem rääkisin sellest uuest algusest, siis see uus algus peaks teil ammu juba käes olema. Mida see surm ära lõpetab, ma ei oska öelda. See ei ole kindlasti füüsiline surm. See on mingisugune töö, mingi kohustus kukub ära. Arvestades seda läbipõlemist ja rasket koormat, siis ilmselt see koorem kergeneb kuidagi viisi. Ja viimase kaardina on maag. See annab võimaluse teile, armsad hamburid, oma elu kujundada nii, nagu teie seda soovite ja näete, et see olla võiks. Maagi kaart on võlukepp. Ta on nagu selles muinasjutus Haldjast ristiema, kes võlukepikesega absoluutselt kõik suudab välja võluda. Et maagikaardiga saab endale soovida unistuste elu, saab soovida ükskõik mida. Siin on ainult taevas piiriks, lage pole. Saate soovida endale uut kodu,
unistuste kodu, unistuste abikaasad, saate soovida endale, ma ei tea, palju raha. Maagikaardiga on inimesed saanud enda võlgadest vabaks ja miljonäriks. Maagikaardiga on inimesed saanud endale unistuste kodud. Ühesõnaga, kõik on võimalik. Ainus tingimus on see, et te leiate selle, oma soovi, mida te soovite, midagi suurt. Siin ei ole mõtet endale soovida, ma ei tea, uusi kingi. See ei ole nii tõhus, ma ütlen. Et soovige midagi suurt. Pange see soov kirja, võtke see aeg, istuge maha, võtke paber ja pliiats. Pange oma soov kirja, pange nii üksikasjaliselt, kui te tahate. Kui te vähegi suudate seda endale ette kujutada, mida te oma ellu soovite. Soovite oma ellu abikaasat, teil ei ole teda veel. Soovite ellu abikaasat, ei taha üksi olla. Pange kirja, kas ta on teist vanem, noorem, kui pikk, pikem, lühem. Pange kirja kõik, mis te saate, kas ta kasvatab habet, kas tal on vuntsid, kas ta suitsetab, ei suitseta, millega ta tegeleb, on ta kalamees, on ta loodusfotograaf, on ta, ma ei tea, neurokirurg. Mis tal veel on tal mingisugused pahed, kas ta suitsetab või ei peaks suitsetama, kas ta joob, ma ei tea, on ta seltskonnalõvi, kas talle meeldib seltskond, tahab palju käia teatris võib-olla, on muusikahuvid, võib-olla armastab autoga reisida. Ühesõnaga, pange kõik kirja, ma ei tea, silmavärv, juuksevärv, pange kõik ta lemmiktoidud kirja, pange kõik vähegi, mis vähegi võimalik. Iseloomu omadused pange kindlasti kirja, kuidas ta teise suhtuma peaks. Ma ei tea, mida seal veel vaja, mis sellel mehel veel võiks olla või ei peaks olema. Pange kirja kõik, mis te saate, mis teil vähegi pähe tuleb, milline on teie mees. Võib-olla teil oli varem mingi mees, kellel olid mingid vead, mis teile ei meeldinud. Kindlasti ta võiks olla truu. Et see oleks vist küll esimene tingimus, mida et ei vaataks võõraid naisi. Ei hulguks ringi, oleks kodus. Kui te tahate kodust meest, kui te tahate sellist seltskonnalõvi, kellega koos igal pool käia. Ühesõnaga, teie teate, millist inimest teie ellu vaja on. Ja see käib kõigi asjade kohta, kodu kohta, auto kohta, kõige kohta, mida te endale soovite. Üksikasjalikult kirja, viimase detailini, nii palju kui suudate välja mõelda. Pange kirja, murdke paber kokku, pistke ümbrikusse ja peitke kuhugi ära. Iseenda jaost peitke ära. Ja unustage see lihtsalt ära. Laske universumil toimetada. Tema hakkab seda meest teile otsima. See mees võib olla praegu hoopis ei tea, kus võib olla välismaal. Aga tema hakkab talle rääkima seda. Kuidagi see universum sätib neid asju nii, et ta jõuab täpselt õigel ajal teie juurde, aga see võtab aega, see võib aega võtta. See võib tulla väga kiiresti, aga see võib aega võtta. Minul võttis aega aasta, natuke rohkem. Ma panin tõesti kõik kirja, mida ma mehe juures tahan ja hindan. Ja ma tõesti sain ka sellise. Ma jätsin lihtsalt mõned asjad kirja panemata, aga need ei ole nii suured, et see midagi nagu oleks muutnud. Ja ma panin kirja ka selle, et mees ise minu juurde tuleks. Ja omaette veel naersin, kuna ma elan nii eraldatud kohas, siin metsade ja põldude vahel. Mõtlesin, et see on ilmselt mingi jahimees, kes lihtsalt metsas ära eksis ja nüüd tuleb minu käest teed küsima, et kuidas koju tagasi saab. No ei olnud jahimees, aga ta tõesti tuli. Tuli ise minu juurde. Nii et ärge kaotage lootust, inimesed, kes te olete üksinda ja igatsete endale kedagi. Pange kirja, ka ilma maagikaardita võib alati universumile öelda, et tahan seda ja seda inimest enda kõrvale. Universum ei saa meie soove täita, kui me neid soove talle ei anna, kui me talle neid ei ütle. Samamoodi on inglitega. Inglid ei saa meid aidata, kui me neid ei palu. Inglitel ei ole lubatud inimeste ellu sekkuda, ilma et nad seda paluksid. Nii et rääkige inglitega, kasutage seda maagikaardi võimalust, soovige endale unistuste elu, leidke see aeg. See on teie elu, teil on võimalik seda muuta. Vaja on muuta suhtumist, uskuda ja loota ja anda universumile. Absoluutselt kõik oma mured. Küll ta leiab aja ja lahendab need ära. Sest universumil on kõik võimalik. Kõik, absoluutselt kõik on võimalik.
Selline tuli lugemine teile, armsad hamburid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.